Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad. Sünnipäevaloosi paki võitja Crystal Jelly 19 ei ole välja tulnud. Siukse tagusega pakk on, need on need iganädalase lugemise kaardid. Kui välja ei tule lähiaja jooksul, siis loosin välja kellelegi teisele. Võite kommenteerida, kui soovite ise seda pakki siis võita. Näitan teile ainult kaarti, sellepärast et see uus pakk on juba tegelikult ära pakitud ja ootab lihtsalt silti. Aga üldiselt siis tegelikult on kätte jõudmas siuke mõnus suveaeg, ilmad lähevad soojaks. Tegin just nädalavahetusel poolmaratoni, tipp-topp, ja vaatame siis üle, mida see siuke suvine energia toob kõigile 12 tähtkujule suhetes ja armastuses. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga, link on video all kirjas ning muidugi võite mind jälgida Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin vähile tulemas lähitulevikus suhetes ja armastuses. Mis on tulemas vähile ja okei. Üks kaart ainult lendas tagurpidi, huvitav ja alguses lendasid siit üldse välja need kaardid ja minu arust esimese kaardina oli siin laua peal vähil müntide kuningas. Müntide kuningas räägib alati siuksest stabiilsest ja turvalisest isikust, võib-olla materiaalselt heal järjel olevast isikust. See võib olla teie energia, võib olla kellegi teise energia, austaja, partner, lähedane isik. Mis siit veel võib öelda, usaldusväärne isik peaks olema siis kindlasti müntidega ja võib-olla võib see tähendada ka mingit head õnne või mingit leidlikkust või loovuslikkust. Ja natukene ka vanasid tavasid, et müntide kuningas on natukene siuke vanade tavadega inimene. Muidugi meesenergia, samas meesenergiat võib olla mõlemal sugupoolel, eks ju. Et ma ei tea, kas see on nüüd siin teie energia või siis on kellegi teise energia. On neid energiaid siin veel. Sellepärast, et teise kaardina on kohe välja anda siis ka karikate emand, mis on siis, ütleks niimoodi, et vähile naisterahvaste poolest kindlasti palju rohkem omane, sest see on siuke hästi emotsionaalne energia, muidugi on see ka siuke tingimusteta armastuse energia, hästi tugev spirituaalenergia, empaatiavõime. Muidugi siin see on ka intuitsioonikaart hästi tugev, et vähid, kui te olete siuke hästi intuitiivne inimene, siis tegelikult see kaart praegu üritabki teile mingis olukorras öelda, et usaldage enda sisetunnet. Ma ei tea, mis olukorras te täpselt olete, aga sellisel juhul see kaart ütleb just, et usaldage iseennast, et te tegelikult teate, mis otsus on õige või ma ei tea, keegi otsib siin mingit otsust või mingit lahendust, mul on siuke tunne. Kuidagi järsku tulid need nagu mõtted ja kohe lauale vaadates näen ka ära, et kolmanda kaardina on välja anda karikate 7, kus on siis inimene kaardil valikute ees ja karikate 7 on selles mõttes hästi huvitav kaart, et on hästi siuke suur ootuste ja lootuste kaart ja mitmete võimaluste ja valikute kaart, et nagu potentsiaali justkui on, samas aga see karikate 7 on ka siuke kaart, mis siis ütleb, et mitmed võimalused ja pakkumised, mis teie suunas tulevad, ei pruugi siis üldsegi nii positiivsed olla ja soovitab see kaart pigem teha siukse läbimõeldud hoolika otsuse või valiku ja võib see kaart ka öelda seda, et olete justkui minevikus saanud nagu hammustada, et siin on mingi uss ka paneb sealt minema, ta ise imeb enda seal sõrmepildi peal, et sai hammustada. Aga selles mõttes, et see võib kellegi jaoks tähendada siukest nagu mineviku tsükli kordamist. Ja kaardid üritavadki siis öelda, et ärge tehke mingit samasugust lolli viga või valikut, mis te tegite minevikus, sest muidu te kordate mingit mineviku tsüklit. Et see on siuke hästi läbimõeldud otsuste või valikute energia tuleb siit peale ja võib-olla selle jaoks on õige anda ka siit kohe teise rea alustuseks välja siis rippuv mees või poodu, sest see kaart räägib põhimõtteliselt samadest asjadest. Et see kaart samamoodi ütleb, et kui te tunnete, et te olete näiteks närvis või emotsionaalne, siis kindlasti ei ole see õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid, et tasub enne nagu maha rahuneda. See kaart võib siin öelda, et toimub nagu mingi segadus siin mingis olukorras või emotsioonidega mingi segadus kellegil, aga palju asju on nagu korraga või samal ajal või mingi segadus on mingi olukorraga seoses ja samas see kaart siis ütleb, et ei tohi lasta tegelikult ennast sellel ümbritseval müral nagu häirida, et tasub ise jääda nagu rahulikuks ja siis leiate ka õige lahenduse, et pigem tasub siin nagu jah siis otsustega olla siuke
ma ei tea, tagasihoidlik võib-olla, et võib-olla siin palju kära, aga tegelikult õigeid või häid valikuid on siin ainult 1 või 2 on ju. Et siin karikate 7 peal on karikaid 7 tükki, aga seal on usid ja draakonid ja tornid ja ma ei tea, mis asjad. Ja väga palju on just sihukest energiat, mis nüüd tahab siin vähile hästi palju siis öelda, et ära kiirusta. Sellepärast, et ka järgmise kaardina annan ma siit välja siis mõõdukuse kaardi. Ja mõõdukuse kaart on alati sihuke kaart, mis ütleb, et tark ei torma. Ja kõike tuleb tehagi nagu mõõdukalt, et kõike võib, aga kõike võibki nagu mõõdukalt. Ja see kaart alati ütleb nagu seda, et tuleb tegutseda ka edasi. Aga ta ütleb seda, et ei ole vaja jällegi kiirustada. Et kindlasti tuleb tegutseda edasi, aga ei ole vaja kiirustada, tuleb teha läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Ja läbi selle siis keegi võib saavutada hästi sihukese stabiilse või hästi turvalise nagu energia. Et see on nüüd hästi hea sihuke nagu spirituaalenergia kaart jällegist. Sihukese nagu tasakaalu saavutamise kaart. Ma ei tea, kas te olete juba selle tasakaalu saavutanud või olete seda peagi nagu saavutamas. Aga väga hea energia siin sellega sisse tuleb, eriti peale mingit segadust. Võib-olla ka mingi suhe võis siin olla mingi raha materiaalsete asjadega seoses, midagi taolist. Sihuke huvitav tunne jälle korraks sees tekkis. Aga kolmanda kaardina nüüd teise ritta on siis välja anda surmakaart. Ja surmakaart räägib siis sihukeste nagu hästi pikkade tsüklite lõppemisest. See võib olla sihuke 5, 10, 15, 20 aastat kestev tsükkel, mis kellelgi on kestnud, eks ju. Aga see on hästi tugev ka nagu sihuke spirituaalse muutuse või spirituaalse ärkamise kaart. Et kellelgi võib tekkida nagu täiesti sihuke tunne, et ta hakkab maailma nägema nagu uue nurga alt või ma ei tea, kõik tundub justkui nagu mäng või ma ei oska nagu seletada seda tunnet, mida ma mõtlen nagu. Et mingi uus sihuke täiesti uued põhimõtted võivad tekkida, mingi täiesti uued suunad ja muidugi maailmakaart on jällegi ka sihuke kaart, mis ütleb, et kiirustada ei ole vaja, kõik muutused ja kõik asjad ja kõik tulevad omal õigel hetkel ja ajal. Et selles mõttes ei maksa siin nagu liigselt jällegi hakata kiirustama, et kui tundub huvitav, et siin mingid uued, mingid maailmavaated asjad. Aga surmakaart on jah, sihuke pigem rahulik kaart. Muidugi nüüd eelviimase kaardina on siit välja anda siis vähile ka kaarik. Ja kaarik on nüüd hästi sihuke võimas energia ja kaarik räägib võidukusest ja saavutusest ja kindlasti ka sihukesest hästi tugevast enesekindlusest. Et see kaart kindlasti ütleb siin seda, et tuleb jääda endale kindlaks ja tegutseda kindlalt sellemeelselt edasi, et kuhu suunas te tahate liikuda. Et ei tohi anda alla ja ei tohi lasta teistel nagu ennast enda teelt kõrvale juhtida. Et see kaart võib ka tähendada seda, et keegi üritab siin nagu meelega teid halvale teele suunata või meelega halba nõu anda. Et pigem peate siin olukorras usaldama iseennast. Ja siin on ka nagu musthobune ja valgehobune kaariku ees, et must võib tähendada natukene mingit musta minevikku. Et siin võib keegi olla nagu minevikust, mingi negatiivne inimene, side, suhe, inimene, ma ei tea, mis inimene see on, eks ju. Mingi sõber võib-olla, et keegi võib üritada meelega natukene halba mingit nõu anda, et ei saaks liikuda siis enda õiges suunas. Aga just see kaart siis ütlebki pigem seda, et uskuge ise endasse, enda eesmärkidesse ja mingi sinna suunas, kus te arvate, et on kõige parem lahendus. Ja läbi selle peaks mingi võidukus ja saavutus teieni ka tulema. Ja viimase kaardina veel tuleb siin kinnituseks sauade baas. Ja sauade baas on hästi sihuke nagu nooruslik energia, aga see on sihuke julguse ja entusiasmi kaart, mis ütlebki nagu seda, et võtke ennast kokku, olge julged, tegutsege. Sauadega on seda alati see tegutsemise energia, aktiivsus, loovus, kirglikkus, eks ju. Muidugi selle kirglikkusega jällegi see kaart ka võib tähendada siin sihukest nooremapoolset kirglikku kütkestavat austajat. Sauadega on tugevam seksuaalenergia, sportlikkus, mingi hea välimus, eks ju. Et tugev sihuke nagu kire energia siin on ka, aga see võib ka olla kindlasti kellegi jaoks mingi sihuke töö või karjääri mingi asi, et te teete midagi kirega ja see kaart siis ütlebki seda, et olge julge, tegutsege, võtke väikseid riske, väikseid just mitte suuri ja see kaart võib ka mõnikord siis öelda, et kui minevikus midagi nagu ei õnnestunud, et võib-olla keegi üritas mingit äri alustada, minevikus ei õnnestunud, aga võib-olla siis ka keegi andis mingit halba nõu ja nüüd tasuks pigem teha seda, mis te ise nagu tõeks peate ja läbi selle julguse ja väikeste riskide võtmise võibki see edukus ja saavutus teieni tulla, sest kaarik on väga võimas kaart. Siin on hästi tugev spirituaalse muutuse kaart ja tegelikult on olemas seal esimeses reas ka nii hea mees kui ka nii hea naisenergia. Vähid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastus lugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.